kuidas tõhusalt õppida. Enne tegutsemist on vaja saada ülevaade sellest, mida on üldse vaja teha. Selleks jaota tegevused väikesteks osadeks ja nende alaosadeks ja alaosade alaosadeks. Seejärel pane tegevused järjekorda. Lihtsalt õpi matemaatikat võib jääda liiga üldiseks eesmärgiks ning võib kogemata piirduda ainult ülesannete läbivaatamise või reeglite tuupimisega, kui tegelikult ei küsita töös reegleid, vaid läheb vaja ülesannete lahendamise oskust. Samm-sammuline lähenemine aitab läbi mõelda, millest tegevus üldse koosneb ning kui kaugel oma eesmärgist üldse ollakse. Meelde jätmine on vaid pool õppimisest. Teine pool on meelde tuletamine. Meelde jätmiseks alustuseks kogu vajalik info, näiteks pane mõisted Quizleti või otsi välja ülesanded, mida läbi harjutada. Seejärel loo õppides võimalikult palju erinevaid seoseid ja tee endal konspekt, näiteks joonista skeemid või koosta spikker, mida muidugi töös ei kasuta, vaid võid näiteks enne tööd kinkida õpetajale või õppejõule mälestuseks. Meelde jätmisel ainult läbilugemisest, läbikirjutamisest, allajoonimisest või märksõnade väljakirjutamisest ei piisa. Kui vaid sellega piirdume, jääb meile meelde vaid see, et miski on oluline, mitte miks see on oluline või mis on selle sisu. Näiteks võib vaid sellise meetodiga piirdudes töös meenuda, et asi oli õpikus lehekülg 16 keskel paremal, aga mis see oli? See pole enam meeles. Meeles hoidmiseks hajuta õppimine mitme päeva peale. Õppimine on nagu trenn. Ühel päeval 8 tundi jutti õppimine on väsitav ning pärast õppimise sessiooni hakkavad teadmised ja oskused kiiresti meelest minema. Kui selle 8 tunni jaotame aga näiteks 4 päeva peale, siis on ajul võimalik vahepeal puhata, teadmisi organiseerida ning saame iga õppimise sessiooni alguses õpitut uuesti meelde tuletada ja nii ka teadmisi juba kinnistada. Aega kulub kokkuvõttes sama palju, kuid ajas hajutatult on see aeg palju tõhusamalt ära kasutatud. Õppimise hajutamiseks jäta alustuseks materjal meelde. Seejärel puhka, pärast pausi püüa võimalikult palju peast meelde tuletada, seejärel kontrolli, kui palju ja kui õigesti meelde tuli, siis paranda vead, seejärel uuesti puhka ja pärast pausi korda õpitut uuesti, kuid alusta seekord materjalist teisest kohast, näiteks mõistest number 23, mitte 1. Nii kasutad kavalalt ära mälu omadust paremini jätta meelde asjad, mis olid alguses. Seejärel korda eelnevaid punkte. Kuidas luua seoseid? Meeldejäetav mõiste peab meenutama loodavat seost, mis omakorda peab kergelt meelde tuletama ka mõiste vaste. Oluline on, et ka asi töötaks vastupidi. Tähendus meenutaks seost ja tuleks niipidi meelde mõiste, justkui nagu kuldviljakus, kus on tähendus antud ja peab vastama mõistega. Näiteks on vene keeles sõna God, mis tähendab aastat. See kõlab nagu inglise keeles God ehk Jumal, mis seostub kristlusega. Meil käib aastate lugemine Kristuse sünnist, näiteks meil on praegu aasta 2000 midagi pärast Kristust. Järelikult meenub Kristusega Jumal ning sellega see, et aasta on vene keeles God. Kuna meelde tuletamine on teine pool õppimisest, siis mis on erinevad viisid harjutamiseks? Näiteks saab teha harjutamise mänguliseks, kasutades näiteks Quizletis peale igavate flashcardide ka teisi põnevaid mänge, õppida sõpradega, premeerida end pärast õppimise sessiooni või õigeid vastuseid, luua naljakaid või veidraid seoseid või panna end proovile. Näiteks, kuidas seostad õpitut enda huvidega, kui on vaja õppida tuumafüüsikat, aga su meelistegevuseks on tantsimine? Õppimise planeerimiseks ajas saad kasutada Pomodoro tehnikat. See võib olla näiteks, et 25 minutit õpid, 5 minutit puhkad ja nii 4 korda järjest, kuni teed pikema puhkuse. Aga kui alguses on tuhin suurem, võid alustada ka pikema õppimise ja puhkamise sessioonidega, minnes ajas järjest väiksemaks. Või kui pole motivatsiooni alustada, siis teha hoopis teistpidi. Alustada 5 minutit õppimisest ja liikuda järjest pikemate juppideni. Kui taimeri helinaga segab, võib jaotada aja ära ka tegevuste kaupa. Näiteks loed ühe peatüki, teed 50 kükki, siis teise peatüki, 50 kõhulihast ja nii edasi. Või teed ühe ülesande, teed võileiva, teise ülesande, sööd võileiva ja nii edasi. Aga mis kõige tähtsam, puhas töölaud, aga puhtad mõtted ehk eemalda segajad,
söö vaheldusrikast toitu, et ajul oleks materjali, millest neuronite vahelisi ühendusi ehitada. Puhka ja maga, et aju saaks taastuda ja teadmisi korrastada ning tegele hobidega ja veeda aega lähedastega.